Oletame, et teil on vaja teha ettekanne. Te kuulate eelmist esinejat, kui ühtäkki tabab teid ärev mõte. Mis siis saab, kui mul läheb meelest midagi rääkida? Mida siis kõik teised minust arvavad? Äkki mul hakkab hääl värisema või hakkab unastama? Siis küll saavad kõik aru, milline halb esineja olen ja arvavad, et ma ei valmistunud üldse ette. Neid mõtteid mõeldes tunneb pea igaüks, kuidas ärevus kasvab. Näiteks võib hakata süda puperdama, tekib värin, pulss läheb üles, hingamine muutub, suureneb higistamine, pea hakkab ringi käima, kõht valutama ja palju muud. Nõnda mõeldes ja sellist füüsiliselt rasket olekut tundes on igati loogiline, et tahaks selle kõigega kuidagi toime tulla. Tahaks olukorraga võidelda või põgeneda. Mõni aga tardub sootuks. Ei tulegi ühtegi sõna välja. Kui valime lahenduseks olukorra vältimise, näiteks valides enne enda esinemist ruumist lahkumise ja mitte üldse esinemise, on järgmine kord sama olukorra eel meil mõtted veel jubedamad, tundeid veel raskem välja kannatada ja seda suurem on vajadus jälle põgeneda. Tekib nii-öelda nõiaring. Sama juhtub, kui valime mõne muu kompenseeriva käitumise, näiteks vaikselt esinedes oma ette pommisemise, teksti tuimalt maha lugemise või mõne veidra viisi rahutute sõrmedega toime tulemiseks, näiteks pastaka klõpsutamise või väikse lapse kombel riideääre näppimise ja juuste keerutamise. Need tegevused ei aita kaasa sellele, et esinemine päriselt hästi välja tuleks ning seda ebamugavamalt me esinemise eelend järgmine kord tunneme. Kõik need mõtted, tunded ja käitumine on aga täiesti loomlik osa elust ning on aidanud meie esivanematel ellu jääda. Kujuta, et oled metsas telkimas. On öö. Järsku kuuled kuskil krõbinat. Tähelepanu läheb kohe hirmutavale asjale, no nagu ka esinemishirmu puhul, ning püüad kiiresti olukorda analüüsida. Äkki oli see hiir? Äkki hoopis karu? Aga võib-olla kõigest tuuleiil või halba nalja tegev sõber. No aga mis siis ikkagi saab, kui ongi hundikari? Tekib hirm ja keha hakkab nende mõtete peale teisiti tööle, sest valmistub kellegagi võitlema või selle eest põgenema. Nagu ka esinemishirmu ajal tahaks ainult kiiresti ära saada. Mõnikord on aga mõistlikum tarduda, nagu ka näiteks klassis, kui õpetaja midagi küsib ja järsku on kõik paigal, pilk maas. Äkki mind ei märgata. Tegevus, mille valid, võib otsustada sinu ellujäämise. Esinemisärevus on aga küllaltki sotsiaalne olukord ning füüsilist ellujäämist see nõnda ei mõjuta, küll aga nii-öelda sotsiaalset ellujäämist ja sellega seoses vaimset tervist. Mida siis teha, et esinemise eel ja ajal ärevusega toime tulla? Ärevuse kognitiivkäitumuslikus mudelis on võimalik võtta ette ükskõik milline 3 olukorrast. On võimalik püüda leida enda hirmutavatele mõtetele alternatiivseid seletusi. Mõelda, kui tõenäoline see üldse on, et midagi halvasti läheb ning kui lähebki, siis kas on tegelikult ka maailma lõpp või pigem saavad inimesed aru, kui midagi juhtub. Just nagu sina mõistad, kui kellelgi midagi sassi läheb. Ja mis siis saab, kui läheb hoopis hästi? On võimalik leida enda emotsioonidele nimetusi. Mida veel peale hirmu tunnen? On see piinlikkustunne, teadmatus, äkki hoopis põnevus ja heas mõttes ootusärevus? Samuti on võimalik tegeleda enda keha maha rahustamisega. Juua näiteks lonks vett ja teha mõni hingamisharjutus, et tuua pulss alla ning mitte oma aju liigse hapnikuga üle koormata. Ja lõpetuseks on võimalik astuda pool sammu mugavustsoonist välja ning end siiski proovile panna. Jah, korraga suure publiku ees esinemine võib iga ühele olla liigselt hirmutav. Alusta väikeste sammudega. Esine kodus peegli ees, salvesta esinemist, esine kassile, pereliikmele, sõpradele ja tasapisi suurematele ja võõramatele seltskondadele. Ka ju jõusaalis ei võta me korraga ette 20 kilost hantlit, aga samuti ei saa me tugevaks ainult 5 kilose hantliga lõputult ehkides. Areng toimub, kui alustame tasapisi ning paneme enda aja jooksul ikka ja jälle natukene proovile, sest pingutus on see, mis meid edasi aitab ning pisikene, just parasjagu ärevust, on see, mis meid osavaks esinejaks treenib.